Rainer, mis siis päriselt toimub ja kes on süüdi? No päriselt toimub see, et raiutud on liiga palju. Ja juba mitukümmend aastat on raiutud liiga palju. Ja selle tagajärjeks on see, et metsades on praegu olukord palju halvem, kui see oli näiteks 30 aastat tagasi. Palgimetsi on palju vähem ja palgipuudus on juba suur. Ja süüdi on Keskkonnaministeeriumi ametnikud, kes on mitukümmend aastat rääkinud muinasjuttu sellest, et kuidas metsad kasvavad hästi kiiresti ja hästi palju ja kogu aeg saab raiuda hästi palju. Aga paraku enam ei saa ja see probleem nii metsalooduse kui tööstuse jaoks ainult läheb suuremaks. Jah, aga kas ma saan õigesti aru, et teie olete ju praktik, et mida te siis teeksite teistmoodi, kui praegune olukord ei sobi? Jah, mitte et mis ma teeksin teisiti, vaid ma juba ammu teengi teisiti. Et üks osa minu metsast on selline, kus ma ei tee mitte midagi, kus puud lihtsalt kasvavad senikaua, kuni ära kuivavad või ära murduvad. See jääb mul looduse jaoks. Seal mul elavad üraskite vaenlased. Ja seal, kus ma teen midagi, seal ma lasen puudel kasvada palju vanemaks kui praegused raievanused. Et see on kasulik loodusele ja see on kasulik ka mulle, sest vanade puude raiumisest ma saan rohkem kallimat materjali. No kui vanaks need puud siis peavad kasvama? Kui ma eelmise sajandi lõpus Maaülikooli metsandust õppima läksin, siis 100-aastased männikud ja 80-aastased kuusikud olid lagedaks raiumiseks veel liiga noored. Praegu tehakse lageraiet mitukümmend aastat nooremates metsades. Ja see on probleem, sest et metsi tuleb kasvatada vanemaks looduse pärast ja ka majanduslikult.